Leia endale mugav asend. Lama või istu nii, et keha saaks puhata. Sule silmad. Hinga aeglaselt sisse ja välja. Ja veel kord sisse ja välja. Luba oma kehal pehmeneda. Luba õlgadel vajuda. Luba näol lõdvestuda. Luba endal hetkeks mitte midagi teha. Mitte midagi saavutada. Mitte midagi parandada. Lihtsalt olla. Too tähelepanu oma hingamisele. Märka õhu liikumist sisse ja välja. Ära muuda oma hingamist. Lihtsalt jälgi. Ja samal ajal küsi endalt mõttes, mis juhtuks minus siis, kui ma ei tee mitte midagi. Lihtsalt märka. Ära otsi vastust. Ära analüüsi. Lihtsalt märka. Paljud inimesed on õppinud juba väga varakult, et nende väärtus on seotud tegutsemisega, tubli olemisega, kasulik olemisega, hakkama saamisega, teiste eest hoolitsemisega, vastutuse võtmisega ja sageli ei juhtu see teadlikult. See kujuneb aastate jooksul, vaikselt ja märkamatult. Kuni ühel päeval avastame, et isegi puhates ei oska me päriselt puhata. Keha istub, aga meel töötab edasi. On tunne, et midagi peaks tegema või et midagi jäi tegemata või keegi vajab abi või ootab mõni kohustus või mõni ülesanne vajab lahendamist. Ja puhkus muutub rahu asemel süütundeks. Nüüd kujutle, et seisad kauni järve kaldal. Õhk on vaikne. Päike paistab pehmelt. Järve pind on peegelsile. Sa istud järve kaldale. Mitte midagi ei ole vaja teha. Mitte kuhugi ei ole vaja minna. Lihtsalt istu ja vaata vett. Mõne aja pärast märkad, et sinu kõrvale istub üks tark ja rahulik olend. Võib-olla on see inimene, võib-olla valgusolend, võib-olla lihtsalt kohalolu. Ta ei küsi midagi. Ta ei oota midagi. Ta lihtsalt istub sinu kõrval, vaikselt. Ja lõpuks ta küsib, miks sa arvad, et pead kogu aeg midagi tegema? Ära vasta kohe, lihtsalt kuula seda küsimust. Lase sellel vajuda sügavale enda sisse. Ja siis ta küsib, kes õpetas sulle, et puhkamine tuleb välja teenida? Kes õpetas sulle, et väärtus sõltub tegemisest? Kes õpetas sulle, et sa pead olema kasulik, et väärida armastust? Lihtsalt kuula. Märka, kas mõni mälestus, tunne
või taipamine kerkib esile. Nüüd vaata järve pinda. Märka peegeldust. Alguses näed seal iseennast ja siis hakkavad ilmuma kõik rollid, mida oled elu jooksul kandnud. Töötaja, lapsevanem, partner, hoolitseja, sõber, abistaja, tegija, kandja, vastutaja, üks roll teise järel. Nad ilmuvad ja kaovad nagu pilved taevas. Ja nüüd kujutle, et järve pinnale ilmub küsimus. Kes ma olen siis, kui ma ei tee mitte midagi? Lihtsalt vaata seda küsimust. Mitte mõistusega, vaata südamega. Kes sa oled siis, kui sa ei tööta? Kui sa ei aita? Kui sa ei hoolitse? Kui sa ei lahenda probleeme? Kui sa ei täida teiste ootusi, kes sa oled siis? Lase vaikusel vastata, mitte sõnadel, mitte mõtetel, vaikusel. Ja nüüd märkad sa midagi erilist. Järve pinnal hakkab särama valgus. Pehme, soe, rahulik. See valgus ei küsi, kui palju sa oled saavutanud. See ei küsi, kui tubli sa oled olnud. See ei küsi, mitu inimest sa oled aidanud. See lihtsalt ütleb, sa oled väärtuslik. Sa oled väärtuslik isegi siis, kui sa puhkad. Sa oled väärtuslik isegi siis, kui sa midagi ei tee. Sa oled väärtuslik lihtsalt sellepärast, et sa oled olemas. Lase neil sõnadel puudutada oma südant. Võib-olla on osa sinust neid kaua oodanud. Võib-olla ei usu osa sinust neid veel täielikult. Sa ei pea midagi endas sundima, lihtsalt kuula. Too nüüd oma tähelepanu oma südame piirkonda ja korda vaikselt enda sees. Ma ei pea kogu aeg kasulik olema. Ma ei pea puhkust välja teenima. Ma ei pea kogu aeg tegutsema. Ma võin puhata. Ma võin peatuda. Ma võin hingata. Minu väärtus ei sõltu minu tegemistest. Minu väärtus ei sõltu minu saavutustest. Minu väärtus ei sõltu teiste ootustest. Ma olen piisav.
ma olen piisav. ma olen piisav. jää mõneks hetkeks sellesse vaikusesse. lihtsalt ole, mitte tegija, mitte lahendaja, mitte päästja, lihtsalt inimene, elus inimene, hingav inimene, puhkav inimene. tunne nüüd taas oma keha. tunne aluspinda enda all. tunne hingamist. liiguta oma sõrmi ja varbaid. hinga sügavalt sisse ja pikalt ja põhjalikult välja. ja kui oled valmis, ava silmad. võta endaga kaasa teadmine. puhkus ei ole tasu hästi tehtud töö eest. puhkus on sinu loomulik vajadus ja sa väärid seda täna, praegu, täpselt sellisena, nagu sa oled.